Et kui sellest tööstressist nagu rääkida, et mis need nagu põhilised allikad on, sa rääkisid nagu mingisugustest allikatest juba, et sul on mingi hirm, eks ole, sul on mingi töökoormus, aga mis veel need allikad on, nagu mida inimesed võiksid enda ümber nagu jälgida? Mis stressi viib? Jah, et see sama scrollimine, et see on mingid enda harjumused on kindlasti üks on ja. Ehk et stress on ju ja siinkohal siis ma tahan rõhutada, et iga stress ei ole negatiivne on ju. Et kui mägi jõusaalis on nagu de-stress, eustress, et inglise keeles erinevad. Ehk et on positiivne stress, sest läbi stressi me kasvame ja areneme kõige kiiremini. Küll aga tuleb see aru saada, millal see on liiga ebatervislik on ju, mis on siis need näitajad või märgid, mis seda mõjutavad. Ja aga stress on selline, et kui sa oled natuke stressis, siis kui sa lähed ja lihtsalt puhkad, siis sa taastud. Kui sa enam ei puhates ei taastu, siis on juba läbipõlemine nüüd. Aga olles siis teadlik, et mitte kroonilisse stressi langeda, on enesetunne. Ikkagi see, et mida ma tunnen. Kas ma tunnen ennast, võib-olla mitte kogu eufoorias õnnelikuna iga päev, aga rahul olevana. Ma tahan minna tööle, ma tahan inimestega suhelda, ma tahan seda tööd teha. Kui mul seda juba ei ole, siis on see märk sellest, et kortisol on kehas ehk stressihormoon. Mingi vastuseis on, ma töötan ise endale vastu kuidagi. Ja küsida, mis on mu harjumused? Milline on mu iga päev? Päriselt, milline minu ideaalelu oleks iga päev. Mitte lihtsalt lasta autopiloodil. See autopiloodil laskmine on see, miks me oleme stressis ja põleme läbi. Ja mis seda siis mõjutab? Kui me räägime konkreetselt töö juures, nagu mainisin, on ebaselged tööootused, tagasisidestamist pole on ju, kolleegidega suhtlus ei toimi, kõik kohe stressiallikad on ju, siis võib-olla ma ei oska oma tööd teha, sest mul pole selgeid juhiseid ka, kuidas seda teha. Võib-olla töövahendid on füüsiliselt nagu ebasobivad ja kõik, mis seda inimolendit kui tervikuna siis mõjutab nii, et ta on paha olla, ebamugav olla, piisavalt kaua. Siis on see ärritus sees ja kui see ärritus ehk stress ongi sees, siis sealt taga on kortisol, ehk kortisol on igal juhul siis kohe kehas on ja adrenaliin ka. Tihti vist on mingi ülemõtlemine ka, et inimesed räägitakse, et tehke tudu või mingi list endale või mis iganes ja hakkige see võimalikult väikesteks tükkideks ja siis sa vaatad endale mingi 100 tükki vaja teha see päev näiteks, eks ole. Ja siis tegelikult see võib-olla üks tükk on see, et saada üks e-mail välja, mis nagu ei tohiks tekitada stressi, aga sa mõtled hakkad üle mõtlema, et oi, mul on nii palju täna teha. Eks on see sama see rumination või see, et kuklas ketrab kõik ja see on siis mõistad eesti keeles overwhelm, ehk siis üleküllastatus või kõik on nii palju, on ju. Ja siis see paneb sind tarduma ja mitte midagi tegema. Täpselt see, et sul on need mõtted kõik peas. Esimene samm, praktiline samm, kuidas välja saada sellest overwhelmist. Kirjutad bullet järjekorra numbritega kõik need asjad endal to-do listi järjest välja. Sest siis sa saad oma peast nad välja, sul tekib kognitiivne vahemaa, sa ei ole su mõtted, on ju, sa näed ja su pea saab korraks jumal tänatud niimoodi teha, on ju. See päriselt töötab, et seda teha. Kui sa tunned, et on nagu justkui mingid tühised väiksed asjad, aga ma millegi pärast ei tee neid, kirjuta välja. See on ka põhjus, miks mina näiteks kirjutan kohe, mul on nagu alati telefonis on ka nagu need Microsoft Plannerid asjad lahti, et nii kui mõte tuleb, panen kirja, sest et ma tean, et muidu ta päev läbi ketrab, et mul on nagu, ma pean õhtul selle kirja panema, et see kindlasti on, mind on aidanud vähemalt. Sa paned ilmselt prioriteedi ka ja mõne asja ütled, kuule see on okei, kui ma homme üldse tegelen, on ju. Ja tegelikult juhtidele ka võib-olla, et kas nad on üldse kommunikeerinud oma töötajatele, et mis on nagu prioriteedid ja mis mitte, et sa võid ju päeva jooksul visata enda töötajate lauale, ma ei tea, 10 ülesandeid on ja, aga kas sa paned juurde ka, et kas see on priority 1, 2 või 3 on ja kui sa seda ei pane, siis su töötaja võib-olla põlebki läbi, sest ta mõtleb, et oi, kõik, mis juht annab, on vaja kohe ära teha. Eks? Ma annan ühe hea näite, mis ma kolleegide pealt, mulle meeldib igalt inimeselt on midagi õppida, mul üks hästi tore kolleeg, kes oli nii hästi kontaktis oma piiride seadmisega. Ehk kui me ei oska piire seada, siis on ka see stress kõrgem, on ju. Ja täpselt see prioriteedid ja juhid, on ju. Samamoodi juhid on väga head ideene generaatorid, on ju, visionäärid tihti, kui tuleb koosolek, pam, teeme niimoodi selle, kõike seda teeme, nüüd laseme töösse, on ju. Ja siis see spetsialist on, tõmbab juukseid peast välja, on ju. Ja ta tegi nii ilusti, et tal oligi endal alati, mis tal töös on. Ja kui tuli jälle sealt koosolekult uus sutsakas, mida vaja teha on, siis ta läks sinna juhi juurde, ütles, nii, mul on praegu töös 1, 2, 3. Siit tuli uus asi. Ma saan teha ainult 1, 2, 3. Nüüd vali, kas ma jätan midagi tegemata või sa tõstad mingi asja ringi mu jaoks. Mina seda otsustama ei pea. Sina oled juht, sinult tuli sisend, mul on selline olukord, palun otsusta. Ja seda ma soovitan kasutada.
nii on ja tihti töötajad ise ei julge seda öelda, et siis tegelikult see peaks olema juhi ülesanne võib-olla proaktiivsemalt seda teha. Seda ka, aga kui sa ilusti lähed ikkagi inimlikult küsid, on ju. Et tõesti, et mind huvitab ja see on see jälle, et mu kavatsus, ma tahan head tööd teha, ma tahan selle ära teha. See on jälle, me peame neid piire hakkama seadma. Pole midagi teha, on ju. Ma ütlesin sõna peame nagu praegu nägid, tekitasin stressi. Tahaksin. Okei, aga me peame nagu arvestama ka seda, et inimesed on erinevad, eks ole. Tahaks nagu võib-olla tuua selle küsimuse juurde sind tagasi, et sa mainisid, et nagu kui sa ei taha enam tööle minna ja sa tunned ennast nagu halvasti, et sa oled nagu läbi põlenud on ju, või sa oled nagu kuidagi selline negatiivne. Aga kui sa oled positiivne, aga sa ikkagi tunned ennast väsinuna ja sa ikkagi tunned ennast nagu vähem produktiivsena, et kas seal on nagu mingi vahe ka, et kas sa oled lihtsalt nagu stressis ajutiselt mingil põhjusel või sa oled nagu läbi põlenud, sa ütlesid, et seal on mingi varjatud läbipõlemisi, et mis juhtub siis, kui sa näiteks oled tegelikult õnnelik, aga sa ei ole nagu päris sina ise. Miks see tekib üldse või millest see tuleb? Et sa tunned ennast justkui hästi, nagu aga sa ei ole rahul. Jaa, et sa oled oma tööga tegelikult rahul näiteks on ja sul on tööülesanded head, sa ma ei tea, teenid palju raha näiteks on ja kõik on nagu iseenesest hästi, sa nagu suudad seda endale nagu faktiliselt ja praktiliselt nagu selgeks teha, aga millegipärast ikkagi sa ei ole päris 100% midagi on paigast ära. Miks see tekib? Üldiselt esimene koht, kust alati alustada, vaadata on füsioloogia. Ikkagi vaadata üle, kuidas on unekvaliteet, uni on ju, ja kas või selline väike asi nagu, et kas ma joon piisavalt vett, sest et juba 2% vedeliku puudust vähendab keskendumisvõimet meeletult. Et hakkame sealt pihta, et võib-olla mu füsioloogia pole toetatud, on ju. Peab kohvi sõltumist vähendama. Jaa, kohvi on eraldi teema. Et aga lähme teeme selle kohvi teema täitsa eraldi, aga lähme praegu sellega lõpuni. Et vett piisavalt, uni, liikumine. Ehk et kui tagumik on tuim, on aju tuim. Ja kui see tagumik on piisavalt kaua tuim, siis on aju ka tuim, on ju. See on ka see kodus tegelikult sa ei liigu. Osad sunnivad ennast võib-olla koeraga jalutama või siis lõunapausil nagu lähevadki tunniks ajaks jalutama, aga väga paljud tegelikult ei tee seda. Aga mida teha on nii hea, kas või kodukontoris, jällegi seda vooseisundit, et aidata saavutada on ju, ja vaheldust, et oleks värske nagu toimetamine, vahetada kohta, et sa oled vahepeal teed köögis, vahepeal teed siis oma kontoritoas on ju, võib-olla teed siis kuskil, ma ei tea, kui sul mingi ruum veel on ju, lähed sinna magamistoa mingi väikse laua taha, et sa vahetad 3-4 korda päevas asukohta ja kui sul on näiteks koosolekud, et sa lähed kõnnid õues ja teed neid. Meeletu tulemuslikkuse kasv tuleb sealt. Aga siis kõik ütlevad, et mingi hääl käib kogu aeg sinna mikrisse. No. Kus sa oled? Kas sa oled õues? Ja siis ei ole kokku lepitud, vaata, et kas sa võid teha neid kõndivaid koosolekuid ja siis sa tunned ennast nagu ülihalvasti. Siis on jälle hirme ja ärevus ja kefa on ju. See on see, et sa varjad, et sa käid poes lõunapausi ajal, sest et sul ei ole kokku lepitud, kas sa võid sinna minna. Jah, aga kõik teevad seda. Jah, nii on. Okei, ühesõnaga on mingisugused sellised tegurid, eks ole, mis võib-olla aitaksid kaasa. Ehk füsioloogia. Vaata üle, kas sa teed trenni, kuidas on su suhted inimestega, on ju. Ja tihtilugu kui aju emotsionaalne osa on üleaktiivne, siis inimene kipub ka ise ennast isoleerima. Ta on muidu justkui, nagu vaatan asjade peale, kõik on ju hästi, aga ma justkui ei taha. Lükkan teisi eemale ja see tekitab väga palju negatiivsust, on ju. Nutuhoogudeni välja. Aga kui sa peaksid tooma nagu mingisuguse ühe asja, mis on nagu läbipõlemise ja stressi vahe, ma ei tea, mingi 3 sellist tugevat argumenti, mis need oleksid?